Mida tunneksite teie, kui võhivõõras mees peab teid oma tütreks ja kõnnib teid otsides paaniliselt mööda linna? Just niisugused jutud jõudsid 3 aastat tagasi Eesti edukaimast tüdrukute bändist Vanilla Ninja tuntud Piret Järvise kõrvu. Piret on oma loost kaua vaikinud. Põhjuseks hirm. Tegelikult jah, mingi hetk oli küll niimoodi, et iga kord, kui ma olin sunnitud südalinnas liikuma, kus ma siis tean, et kus temaga on kokku puututud, mingi hetk oli see, kus ma tõsiselt kartsin linnas ringi liikuda. Tegelikult pole see esimene kord, kui Pireti lugu teleekraanile jõuab. Esimesena jutustas Pireti jälitajast saatesari Saladused. Tõsi, Pireti nime tookord ei mainitud ning loo peategelasi mängisid näitlejad. Lauljatari rollis näeme Lea Liitmaad. Kummalist fänni kehastab avalikkusele vähetuntud muusik Armin. Piret pole saatelõiku kunagi näinud. Ent kui ta kuuleb, et loos kõneldi austaja andunud kiindumusest oma iidoli silmadesse, tundub see talle tõepoolest tuttav. Ma tean, et see konkreetne meesterahvas, kes mind oma tütreks peab, et tema, kui see oli nüüd tema, kes selliseid kollaaže armastas teha, siis tema saatis küll vahepeal selliseid pildikesi erinevatesse asutustesse, siis kus ma töötasin näiteks, kus oli näiteks kuskilt ajalehest minu silmapaar välja lõigatud. Ehkki meelelahutusportaalide kommentaarirubriigid kubisevad vihjetest inimestelt, kes niinimetatud Järvise hullu linnatänavail kohanud, olid Pireti kokkupuuted temaga esialgu vaid kaudsed. Praegu esimesed kindlad mälestused mul on ajast, kui ma MTV-s töötasin, ehk siis aastast 2007, sest et siis ma mäletan, et MTV kontoris ta saatis pidevalt erinevaid kirjakesi ja kollaaže, mis ta ise oli kokku pannud ja helistas sinna tihtilugu. Ma olen neid lugusid erinevate inimeste käest, kes on selle meesterahvaga kokku puutunud, kuulnud iga tõepoolest mitmeid kümneid. Ilmselt ta on üsna järjepidev oma tõe kuulutamise juures. Ja kui tahad minust mööduda, miks siis just salaja? Kui Piret osales hitsaates Tantsud tähtedega, trügis imelik austaja ka tantsuproovi. Et keegi tema motiive aimata ei osanud, tekitas see üksjagu kõhedust. Kuigi nüüd, kui ma olen teda ka isiklikult näinud ja tema seda reaktsiooni nagu vahetult kogenud, siis ma enam nii väga ei karda. Aga jah, alguses, kui mul polnud aimugi, et millise inimesega võib tegu olla või mis on tema motiiv, sellest mul pole loomulikult siiamaani aimu, aga